No nii, tere siis minu poolt ja tere tulemast Uponori webinarile, kus me räägime vesipõrandakütte rajamisest siis nii märjal meetodil kui paigaldusena, kus meil siis segu ega valamistöid vaja ei ole. Ja paneme siis PowerPointi käima. Nii, vesipõrandakütte rajamine siis. Alustame siis sellest, mis ettevõte see Uponor on. Uponor on üsna suur ettevõte, kokku töötab meil ligi 4000 inimest erinevates tehastes ja müügipiirkondades. Meil on 16 tehast, toimime me praegu 26 erinevas riigis. Ja kui rahalistest numbritest rääkida, siis eelmise aasta kogu Uponori kontserni käive oli 1,1 miljardit eurot. Nüüd meie tegevus jaotub põhiliselt kolme põhiosasse. Kõige suurem osa on kõikvõimalikud torustikud, siin me räägime siis komposiit ja plastpekstorustest nii küttele, veele kui põrandaküttele. Mõnevõrra väiksem osa on sisekliimalahendused, mis siis peamiselt hõlmab põrandakütte kõikvõimalikke automaatikat ja kolmas osa natukene eraldiseisev on Uponor Infra, mis siis tegeleb infrastruktuuri lahendustega, kõikvõimalikud kanalisatsiooni ja veetorustikud, kaevud ja muu selline, ehk kõik see, mis paikneb hoonest väljaspool. Kui Uponori ajaloost lühidalt rääkida, siis siin slaidi peal on need erinevad verstapostid ilusasti välja toodud, aga võib-olla Eesti mõistes Eesti jaoks olulisemad aastaarvud on siis sellised, et 1972. aastal loodi esimene plastpekstoru sellises Rootsi linnas nagu Virsbo, kus sai siis plasttorude tootmine ja kasutamine alguse. 1990. aastal valmistati esimene komposiittoru, alupekstoru, kus me kutsume seda kõik. Ja Eesti mõistes võib-olla kõige tähtsam on see, et Uponor Eesti oli siis nii-öelda põrandakütte maaletooja. Enne seda põrandaküttest siin Eestis suurt midagi ei teatud. Endast natukene ka, et sündinud olen 67. aastal Viljandis, õppinud TTÜ-s aparaadiehitust ja enne Uponori olnud aastaid tegev sellise väikese paigaldusettevõtte juhina. Olen siis ehitanud ise neid põrandakütte ja kütte ja veesüsteeme ja samuti tegelenud kaugküttega ehk oman siis enda meelest üsna head teadmist ka praktilise poole pealt. Ja eelmisest aastast siis alates olen Uponori tootejuht. Minu tööülesannete hulka kuulub kaasa arvatud ka selliste webinaride ja koolituste läbiviimine, kõikvõimalike juhendmaterjalide tõlkimine ja sellised asjad, lisaks siis ka tehniline tugi, ehk alati kui kliendil on meie toodete kohta midagi küsida, siis olen mina see mees, kes siis nagu vastama peaks. Alustame siis võib-olla sellest, et miks põrandakütet üldse kavandada ja mis võiksid olla põrandakütte eelised võrreldes muude kütteviisidega. Siis esimene ja üsna oluline eelis on põrandakütte puhul see, et küttepinna ehk siis põrandatemperatuur on võrreldes radiaatori pinnaga oluliselt madalam. Et selleks, et oma ruumi ära kütta, on põrandapinna temperatuur suurusjärgus seal 29 ja allapoole. Radiaatorid samas võivad olla külmal talvepäeval suisa 6-70 kraadise temperatuuriga. Teine tähtis asi on see, et tänu suurele küttepinnale, milleks on siis põrandakütte puhul terve põrand, on meil võimalik mugavustundes kaotamata vähendada toaõhu temperatuuri kuni 2 kraadi.
ja kuna me teame, et iga kraad, mis me oleme siis toa õhutemperatuuri vähendanud, annab meile keskeltläbi 5% säästu, siis võime väita nii, et kasutades põrandakütet säästame me keskeltläbi küttekuludes kuni 10%. Miks see nii on? Võib-olla seda kiirguskütte olemust, mis siis põrandakütte on, selgitab võib-olla selline hea näide, et kui me kujutame ette sooja suvepäeva, siis me oleme õues ja välisõhu temperatuur on näiteks 24 kraadi, siis kui me läheme puu alla, tundub meile enesetunne või see õhk palju jahedam kui selle sama välisõhu temperatuuri juures, kui me tuleme sealt varjust välja, päike meile nii-öelda otse lagi pähe paistab. Täpselt sama põhimõte kehtib ka siis põrandakütte puhul, mis siis tänu sellele, et kiiruspind on hästi suur. Te tunnete tegelikult ennast nii-öelda soojana, kuigi toatemperatuur on mõni kraad madalam, kui me kütaks radiaatoritega. Tänu sellele, et põrandaküttele on madal temperatuur, on põrandakütte kasutamine soojuspumpadega ideaalne kooslus. Ehk teatavasti ka soojuspumpadel on soojuspumpade poolt välja antava veetemperatuur on suhteliselt madal ja soojuspumpasid koos radiaatoritega on üsna keeruline kasutada. Siis põrandakütte puhul on see ideaalne kooslus ehk meil ei ole põrandasse, nagu ma enne rääkisin, eriti kõrget temperatuuri vaja ja seetõttu siis sobibki soojuspumbasüsteem meie põrandaga väga hästi kokku. Loomulikult tänu sellele, et meil põrandakütte puhul mingisuguseid küttekehi kuskil näha ei ole, siis võimaldab see meil sisekujundusvabaduse. Ehk meil ei ole akende all mingisuguseid radiaatoreid, me võime sinna paigutada mingeid muid esemeid ilma, et me siis nii-öelda kütteseisukohalt midagi kaotaksime. Lisaks on ka põrandaküte tervislik ehk uuringud on välja toonud selle, et põrandakütte puhul on siis selliste tolmulestade paljunemine ja elu nii-öelda häiritud. Soe põrand ei ole nende jaoks nagu hea elamiskeskkond. Ja lisaks siis ka, kuna põrandaküte on suhteliselt tolmuvaba küte, et siis meil seda tolmu ka selle elamises ei ringle ja seda ei kogune kuhugi. Natukene müütidest, mida on siin minu käest küsitud, et kas põrandas ringlev vesi justkui oleks nii-öelda elamine veesoonte peal. Selle kohta sellist päris põhjapanevat uuringut tehtud ei ole, küll aga võiks seda asja vaadata nagu sellest vaatepunktist, et kui ma siin ühe näite arvutasin, et oletame, et meil on selline tavaline 20 ruutmeetrine tuba, keskelt läbi läheb sinna põrandasse umbes 80 meetrit põrandaküttetoru ja oletame, et see toru mõõt on 20 millimeetrit, siis selles torus olev veemaht on tegelikult 1 ämbri täis ja selle vee voolamise kiirus tegelikult ka või vooluhulk on üsna tühine. Ehk ma julgeme küll väita, et klassikalises mõttes veesoon see põrandakütte paigaldis nüüd küll ei ole. Ja see ilus kutsupilt siin ilmestab ka seda, et koduloomadel väga meeldib selle sooja põranda peal niiviisi pikutada. Loomad teadagi ei tee midagi, mis nendel oleks mingit moodi ebamugav või kahjulik. Ehk seetõttu ma arvan, see veesoonte müüdi võiks jätta nagu siiski suht tähelepanuta. On siin räägitud ka sellest, et justkui soe põrand mõjub inimese jalgadele halvasti. See on selline individuaalne asi, et tõepoolest, et mõnele inimesele võib-olla soe põrand niivõrd hästi ei sobi kui teisele. Kindlasti ei ole see aga mingisugune nii-öelda põrandaküttele iseloomulik häda, et pigem on siin individuaalsed eelistused, et mõnele inimesele lihtsalt ei meeldi, kui jalatallad on soojad, teisele inimesele meeldib see aga vastupidi väga. Nüüd võimsusest ehk kui me põrandakütet kavandame ja me tahaksime teada, et kui suurt võimsust me siis ühel või teisel puhul selle põranda või seina või laeküttega saavutame, siis siin on selline
nii-öelda suunistabel, et kust võiks siis neid võimsusi vaadata ja kui me räägime küttest, siis me näeme, et kõige suurema võimsuse pakub meile seinakütte hoopistükkis ja siis põrandakütte puhul on see kättesaadav võimsus natukene väiksem. Vastupidine asi on siis, kui me räägime jahutusest, siis me näeme siin tabelist, et laejahutus on nii-öelda võimsuselt kõige efektiivsem. Mis see seinakütte ja seinajahutus või laekütte ja laejahutus on? Tegelikkuses on see oma olemuselt täpselt sama nagu põrandakütte lihtsalt, et kui põrandakütte puhul on torud paigaldatud põrandale, siis seina või laekütte või jahutuse puhul on need samad torud paigutatud siis seina või lakke, sellest natuke edaspidi. Loomulikult on see tabel selline suunda andev, et see on siin üks selline näidisarvutus ja teadagi see võimsus sõltub nii toru diameetrist kui ka sammust, mismoodi see siis maha või seina pandud on. Samamoodi maja enda isolatsioonist, konstruktsioonist, mismoodi see on ehitatud, milline on põranda või seinakatte ja nii edasi. Aga sellised suurusjärgulised väärtused me siit näeme. Ja lähemegi siis kohe selle põrandakütte märkpaigalduse juurde, et vaatame, mida see siis endast kujutab. Klassikaline paigaldusviis on siis selline, kus me siis isolatsiooni ehk eesti keeles peno peale oleme pannud armatuurvõrgu, selle külge siis kinnitanud põrandaküttetoru, siis kas kaablisidemete või kinnitustraadiga ja valanud siis selle toru ümbruse betooni täis. Betoon valupaksus sellise paigalduse puhul keskeltläbi, me räägime siis kogu valupaksusest on suurusjärgus 50–150 millimeetrit. Siin on ka näha, et see võrk on siis sellest isolatsioonist lahti tõstetud. Ja kui me niiviisi altpoolt ülespoole vaatame nende kihtide arvu, et siis kui me räägime praegu valamisest siis maapinnale, et siis liiva peale pannakse kile peale isolatsiooni peale samamoodi kile, siis tuleb terasvõrk, betoon ja põrandakate. Miks seda kilet siin vaja on, siis üks selle kile vajalikkuse põhjus on see, et kui me valame, siis segu sees üsna sageli on erinevad plastifikaatorid. Ja kui see plastifikaator peaks saama siis kokku selle EPS isolatsiooniga, siis võib juhtuda, et see keemiline ühend ei sobi sellele EPS-ile, et ta võib seda penokihti hakata siis nii-öelda sööma. Et see ülemise kile mõte on siis muu hulgas ka see. Ja nüüd liiva ja isolatsiooni vahelised kiled, seda peab nüüd nagu ehituslik projekteerija ütlema, et pannakse teda näiteks selleks, et maapinnast tulev niiskus siis altpoolt nii-öelda sinna isolatsiooni ei pääseks. Kasutatakse selle klassikalise paigaldusviisi erinevate läbimõõtudega torusid. Siin nagu mingisuguseid piiranguid ei ole, et erineva läbimõõtuga torud, erinevad sammud ja sellega siis ka erinev kättesaadav võimsus. Soojus jaotub betoonis üsna ühtlaselt. Siin mingisuguseid soojusjaotusplaate ega lisa mingisuguseid nippe vaja ei ole. Üks paigaldusviis on selline uponognoobos paigaldusplaadiga paigaldusviis, et kus on siis selline plastist mummudega plaadikesed, et nende mummude vahele saab siis väga edukalt need põrandaküttetorud suruda ja nende mummude kõrgus on täpselt nii hea, et kui te selle toru olete maha pannud, et siis saate selle paigaldise peale enne valutöid üsna ohutult kõndida ilma, et te torudele viga teeks. Ja nuubosplaadil on veel see hea omadus, et kui te paika olete pannud sellise ülekattega, et siis lisa mingisugust niiskustõket või kile sinna panema ei pea. Siin pildi peal on näha ka muud komponendid, et üks on siis ääreriba, see on selleks, et kompenseerida betooni võimalikku paisumist ja hoida siis see betooniplaat nii-öelda lahti siis muust hoonekonstruktsioonist. Ja siin on meil siis ka nihkevuuk, ehk sellest natuke edaspidi, et miks seda nihkevuuki ja millistel tingimustel vaja on, et sellest ma natuke räägin.
Aga muidu on osa sama, et saame kasutada erineva läbimõõduga torusid, erinevaid paigaldussamme ja valupaksus siis sellise paigalduse puhul on 50–80 millimeetrini. See sobib ka väga hästi, kui me kasutame kipsivalu. Siis on Uponoril olemas ka selline paigaldusprofiil, need on kahte tüüpi, et on selline, millel tagaküljel on kleepekas või kleepriva, saab kohe liimida olemasoleva põranda peale ja on ka ilma kleeprivata ja nende nagade kuhu vahele siis see toru surutakse, nende samm on 50 millimeetrit, et te saate siis kasutada 50-ga jagunevaid paigaldussamme, et alates 100, 150, 200 millimeetrit. Ja see paigaldusprofiil on eriti hea siis, kui me tahame näiteks ka lisaks põrandaküttele teha seinakütet või seinajahutust või lagedesse, siis see toru on selle paigaldusprofiiliga väga hea ja mugav paika panna. Lisaks on olemas Uponoril ka selline klambersüsteem, kus siis idee on selles, et soojusisolatsiooni peale siis surutakse või kinnitatakse toru siis selliste spetsiaalsete klambritega ja fikseeritakse see toru seal põranda peal siis niiviisi, et klambrid on erineva pikkusega, et kui meil on vaja tugevamat, siis toru sinna põranda külge fikseerida. Ja on olemas ka spetsiaalne klambri tööriist, et see paigaldustöö oleks võimalikult lihtne. Ja sellisena, nagu siin pildi peal näha, on siis see toru sinna põrandasse ka põranda külge siis fikseeritakse. Nüüd, kui rääkida sellest, kui me räägime valust üleüldiselt, siis tihti küsitakse, et kui paks see valukiht siis toru peal olema peaks. Ja selle iseloomustamiseks on mul üks selline tabel tehtud, see on jällegi näidis loomulikult, et situatsioonid on erinevad, aga laias laastus siit aimu saab, et milline siis see segukiht olema peaks. Ehk selles näites on siis tehtud nii, et põrandakütte torus voolab 37-kraadine vesi ja oletame, et meil valu selle toru peal on 35 millimeetrit. Siis me näeme arvutuste tulemusena, et põranda pinnal me saame siis võimsuseks keskelt läbi 113 vatti ruutmeetri kohta. Ja kui me nüüd teeme sellise trikki, et vaatame, mis juhtub siis, kui me oleme valanud selle sama toru peal hoopistükkis 80 millimeetrise kihi, toru voolava veetemperatuur on endiselt 37 kraadi, siis me näeme siit vasakult nurgast, et kättesaadav võimsus on vähenenud 130 vattist 87,7 ehk päris oluliselt. Ja kui me neid alumisi numbreid vaatame, et siis ka soojuskadu allapoole on selle võrra tõusnud. Ja kui me nüüd samadel tingimustel ehk 80 millimeetrise valuga tahaksime saada siia üles 130 vatti ruutmeetri kohta, siis peaksime me seda pealevoolu temperatuuri tõstma 41,5 kraadini ja näete, siin me saame siis peaaegu see 130 vatti või 113 vatti ruutmeetri kohta kätte. Ehk selleks, et paksema valu puhul saada suurt võimsust, peame me ka pealevoolu temperatuuri tõstma. Ehk sellest moraal, betoonvalu paksus toru peal võiks olla nii väike kui võimalik. Ehituslikel põhjustel see siiski alla 35 millimeetri eriti minna ei saa, aga lähtuda võiks siis nendest numbritest ehk minimaalselt 35, maksimaalselt 90 millimeetrit. Mida õhem kiht, seda tegelikult ökonoomse meie süsteem on. Eelpool öeldud jutt muidugi ei kehti juhul, kui me teeme põrandakütte tööstushoonetesse, et siin on ikkagi põranda kandevõime ja masinad või seadmed, mis selle põranda peal siis liiguvad, paraku määravad siis selle põranda paksuse ja nagu te siin pildilt näete, siis teatud tingimustel võib olla see suisa 25 või veerand meetrit betooni, et selles tööstushoones neid raskusi nii-öelda taluks põrand. Lisaks betoonvalule loomulikult võib kasutada kipsivalu ja kipsivalul on võrreldes betooniga mõned eelised, et esiteks on ta oluliselt kiiremalt kuivav ehk see ajavahemik peale valu, millal te võite juba seda põrandat nii-öelda kütma hakata, on oluliselt lühem.
kipsivalu on ka väga hea helikindlusega ja sobib ta tegelikult nii nagu betoonvaluga kõikide põrandakatetega, et pange sinna peale siis peale valu mida iganes. Natuke hiljem võib-olla ma räägin sellest, et päris kõik materjali põrandaküttega võib-olla ei ole head valikud. Eelkõige on jutt siis paksust laudpõrandast, et kuna puit on vilets soojusjuht, siis laudpõranda alla põrandakütet paigaldades peate olema valmis selleks, et vajalik on külmade ilmadega mingit lisakütet, kas mõni radiaator juurde või lihtsalt see soe sealt läbi laudpõranda väga hästi välja tulla ei taha. Nüüd jälle üks asi, mida küsitakse ja mis võib-olla on oluline, on see, et kui nüüd seda toru maha panema hakatakse, et kui pikad kontuurid siis olema peaksid. Ja siin tabelis on siis mõned näited, sellised levinumad mõõdud Eestis on võib-olla 16 mm, 20 mm toru, siis mõlema toru puhul kasutatakse või torude puhul erinevat paigaldussammu ehk vahet siis ühe kontuuri kahe toru vahel. Et kui 16 mm torul kasutame paigaldussammu üldjuhul 200 mm, siis 16 mm toru maksimaalne pikkus võiks olla kuskil kuni 60 meetrit ja 20 mm torul kuni 80 meetrit. Loomulikult ei ole see sentimeetri pealt ette kirjutatud nõuded. Küsimus on lihtsalt selles, et esimene põhjus, miks seda kontuuri väga pikaks ajada ei ole mõtet, on kontuuri takistus, me peame natuke liialt võimsa pumba siis valima ja teine on tegelikult see, et lihtsalt pika kontuuri puhul see vesi jahtub seal kontuuris ära, mis omakorda tähendab siis seda, et kontuuri alguses võib olla põrand soojem või oluliselt soojem kui kontuuri lõpus, see on lihtsalt inimesele ebamugav, et on siin arvutatud ja välja mõeldud siis, et sellised kontuuri pikkused on mõistlikud. Aga kui juhtub, et on vaja paigaldada näiteks 88 meetrine kontuur, siis see tegelikult ei ole ka mitte mingi katastroof. Aga mingisugused suunised sellest tabelist siit leiab. Nüüd märkpaigalduse puhul siis mõned nõuded ka, mida peaks tähele panema, kui te seda plaanite, on see, millest ma rääkisin juba, et betoonikiht ei tohi olla tugevalt siis teiste ehituskonstruktsioonidega seotud. Selleks siis kasutame perimeetril või ruumi seinte ääres siis sellist eraldusriba või ääreribaks kutsume. Ja siis me peame mõtlema ka selle peale, et betoon soojuse toimel paisub ja juhul, kui meil on see ruum, kus me valutööd teeme, on suurem kui 40 ruutmeetrit või siis selle valu ristlõike või ruumi ristlõike üks pikem külg on suurem kui 8 meetrit, siis me peaksime sellised paisumisvuugid sinna sisse jätma. Paneme siis sellise paisumisriba sinna. Vuug peab olema ulatuma kuni soojusisolatsioonini ja vuugi laius võiks olla 10 mm minimaalselt. On siis see spetsiaalne profiil, mille sinna panna võib. Nüüd, kui me oleme selle paisumisvuugi planeerinud või on selgunud, et meil seda on vaja, siis võiks tegelikult ka põrandakütte toru lahti kerimisel seda arvestama ehk vältida võimaluse korral võiks siis sellist situatsiooni, kus see paisumisvuuk läbib kõiki neid põrandakütte kontuure, et pigem siis võimaluse korral ehitage siis või pange need torud maha siis sellisena, et tõesti see paisumisvuugi koht või torud läbiks ainult selle ühe koha peal seda. Ja selle koha pealt siis, kus torud läbi paisumisvuugi lähevad, seal võiksid nad olla siis sellises hülstoru sees ja see hülstoru pikkus võiks olla siis vähemalt 40 mm. See on siis see koht siin pildi peal. Nüüd seda põrandakütte toru võib laiali laotada ka mitmel erineval moel. Siin need mõningad näited siis, mismoodi seda teha võiks. Ja nende vahelised erinevused, eelkõige on paigaldusmugavus on üks muidugi, aga teine on ka see, et kui me võtame siit nüüd näiteks selle sama vasakpoolse pildi ja me näeme siin, et pealevool siis hakkab siit niiviisi ruumi sissepoole liikuma, see tähendab siis seda, et
see tsoon on kindlasti mõnevõrra soojema põrandaga kui lõpptsoon, kus on vesi juba toostikus ära jahtunud. No, spiraalpaigaldusel on siis nii, et nii-öelda kuum toru ja jahedam tagasivoolutoru, nad paiknevad siis üle ühe ehk siin sellise paigalduse puhul on see põrandatemperatuur mõnevõrra ühtlasem ja siin siis samamoodi. No, nõuded on veel sellised, et kui me seda kontuuri maha paneme, siis välisseinast võiks ta olla kuskil 50 millimeetrit eemal minimaalselt ja soovitus on tegelikult siis kuskil 150 millimeetrit välisseinast. Ja üldjuhul tehakse ka nii, et esimesed 2 või 3 ringi siit sõltub ehitisest muidugi ja millised aknad meil on ja muu selline, et pannakse siis natukene tihedama sammuga ehk piltlikult öeldes oletame, et meil on siin selle skeemi puhul siin 20 millimeetrine toru, mille üldine või tavasamm on 300 millimeetrit, siis ja oletame, et see on siin välissein, siis need esimesed paar ringi võiks olla sammuga näiteks 200 või 150 millimeetrit, et anda see, tekitada siia nii-öelda selline soe õhukardin, see välisseina ette. Veel mõned nõuded, et paigaldusel siis nii nagu välisseinaski, siis ka kõikvõimalikud muud vertikaalsed konstruktsioonid, et see toru võiks olla minimaalselt 50 millimeetrit nendest konstruktsioonidest eemal. Ja kui me siis paneme toru lõõride, kaminate või kostende lähedale, siis kaugus nendest võiks olla kuskil 200 millimeetrit. Nüüd on küsitud hästi palju jälle seda, et kas seda toru võib põranda sees ka jätkata. Otseselt seda keegi ei keela, aga soovitav on siis igal juhul need kohad, kuhu te need liitmikud olete pannud, mingit moodi ära dokumenteerida või maha pildistada, et kui äkki mingil põhjusel on vaja see kunagi üles leida, et siis meil oleks selle kohta mingisugune pilt või aimdus olemas, et kuhu neid jätke siis tehtud sai. Kindlasti tuleks kasutada mitte lahti võetavaid liiteid ehk selliseid, kas siis press- või laiendusliitmikke, mõned näited siin, selliseid nii-öelda lahti võetavaid või surverõngaga selliseid liitmikke põrandasse panna ei tohiks. Ja loomulikult peab jälgima, et need liitmikud siis kannataks nii-öelda betooni sisse valu. Uponori puhul siin laiendusliitmikud, PPSU plastliitmik seda lubab, täpselt samamoodi lubavad seda ka pressliitmikud, mis on roostevaba hülsiga ehk selles betooni võib-olla mõneti keemilises aktiivses nii-öelda koostises nendega midagi ei juhtu. Lisaks on öeldud, et torude vertikaalne nihe kõrgus ei tohi olla mitte üle 5 millimeetri, selles mõttes, et ikkagi aluspõrand või valu ettevalmistusel tuleb üritada see võrk ikkagi päris ilusasti loodi panna. Kui see võrk on loodis ja sinna toru külge panna, siis see nihe ka tegelikult ei tule suurem. Ja horisontaalne nihe ehk paigaldussammu erinevust, mida lubatakse, et kui me oleme otsustanud, et me teeme 200 millimeetrise sammuga, siis see 200 millimeetrit ka võiks olla, et natuke kõikumist siia-sinna muidugi on lubatud, aga võiks üritada püsida siis selle etteantud sammu piires. Nüüd veel betooni puhul on hästi oluline see, et enne kui te hakkate mingisuguseid põrandamaterjale või põrandakatteid maha panema, tuleb siis sellel betoonil lasta ikkagi korralikult ära kuivada. Ja siin tabelis siis sellised mõned nii-öelda nõuded, et kuhu maani siis selle betooni või kui suur see niiskussisaldus betoonis olla võiks, enne kui te mingit põrandakatet selle betooni peale panema hakkate. See kopterlihv on siin maha tõmmatud sellepärast, et väidetavalt Eestis on levinud betoonpõrandate töötlemine kopteriga ei ole Lääne-Euroopas eriti popp, kuna kopterlihvil väidetavalt on selline omadus, et lihvides seda betoonpõrandat lihvitakse betooni poorid kinni, mis omakorda tähendab siis seda, et selle niiskusel on väga keeruline sealt betoonist välja auruda. Ja väidetavalt siis Lääne-Euroopas mõnedes riikides on kopterlihv suisa keelatud tänu sellele.
Nüüd ühtlase kuivatuse tähtsus tähendab seda, et kui me seda betooni kuivatame või peale valu, et meil see ehitus ootab seda betooni kuivamist, siis tasub tähele panna, et betoon erinevates ruumi osades võib kuivada täiesti erinevalt ehk näiteks seal, kus nendes ruumides, kus on võib-olla ehituse käigus aknad lahti, on see kuivamise kiirus 1, võib-olla mõnes väikeses niiskes ruumis, kus on uksed vahepealt kinni, on ta hoopis teine ja kolmanda koha peal, kuhu päike peale paistab, on ta 3. Ehk kui me betooni niiskust mõõdame, siis tasuks ka mõõtmisel võtta neid mõõtetulemusi erinevate kohtade pealt, et olla ikkagi kindel, et see betoon või kipssegu on ikkagi ühtlased kogu meie ehitise ulatuses ära kuivanud. Natukene auruniiskust tõkkest ka ehk kilest, siin see pildi peal seda õieti näha polegi, aga kasutame me kilet siis eelkõige põranda aluspinnast tuleva niiskuse kaitseks. Muu hulgas, et kui me valame siis betooni maapinnale või on meil mingisugust konstruktsioonid niiskete ja soojade ruumide kohal või siis mõned sellised tingimused veel, siis tuleks meil kasutada ka sellist B-kilet. Nii nagu enne põgusalt rääkisime, siis neid samu põrandaküttetorusid võib väga edukalt paigaldada ju ka tegelikult lakke ja seina. Et võib olla, et teatud tingimustel, küsite, et milleks seinakütte, et üks asi oli see võimsus, et seina kaudu saab võimsust rohkem. See tavaliselt ei olegi küsimus, aga teinekord on lihtsalt meil sellised situatsioonid, kus me ei taha mingil põhjusel näiteks põrandat lõhkuda või ei tohi, oletame, et meil on mingisugune muinsuskaitse all olev kivipõrand, mida lihtsalt lõhkuda ei lubata. Või tahame me saada võimalust lisajahutamiseks seina kaudu, siis me saame need torud panna kas või nende samade kinnitusklambrite või profiilidega seina külge või samamoodi lakke. Ja näiteks seinakütte puhul on see torudesse lastava ja seinatemperatuur lubatud mõnevõrra kõrgem. Ja jahutuse puhul siis võib sinna seina lasta kuni 19 kraadise vee. Ja seina puhul võime kasutada tava- ja savikrohvi, erinevatel krohvidel ja erineva kihipaksuse puhul peame muidugi vaatama, mõtlema armeeringust, kas meil on vaja mingit lisavõrku sinna seina peale panna ja loomulikult enne seinakütte kinni valamist või kinni krohvimist tuleks samamoodi kõikvõimalikud elektriühendused ja muud asjad kõik ära teha. Ja kindlasti ka kuidagi moodi dokumenteerida see, et kui me hiljem tahame näiteks maali seina peale panna, et siis me maalikonksu puurimise aeg siis kohe ikka otse sinna torustikku ei tabaks. Ja kui eelmisel slaidil olid torud siis paigaldatud horisontaalselt, siis täpselt sama hästi võib need torud paigutada ka niiviisi ülevalt alla sammudena. Ja oluline on lihtsalt see, et kui kunagi me hakkame nüüd seda torustikku täitma, et siis täitmisel tuleb olla hästi hoolas, et saada kõik võimalikud õhukotid ja õhumullid sellest torustikust kätte. Kui me seda niiviisi oleme teinud, siis ei ole tõesti selle paigaldusel mingit vahet, et kas ta on, et kontuurid jooksevad horisontaalselt või vertikaalselt. Nii nagu enne rääkisin, et seda torustikku võib kasutada seina- ja laeküttel, lisaks põrandaküttele, siis tegelikult piltikudes põrandakütet võime kasutada ka õues, kasutada seda siis jää- ja lumesulatamisel. Uponori plasttorusid võib paigaldada suisa asfaldi sisse. Lumesulatuse puhul loomulikult tuleb ka seadmed on natuke teistsugused ehk torudes üldjuhul siis voolab mingisugune külmakindel segu ja kasutame loomulikult soojusvahetit, et eraldada siis õues ringlev soojuskandja tubade soojuskandjatest. Ja Uponoril lisaks siis torule on loomulikult ka lahendus, selline automaatika lahendus, mis siis seda lume jääsulatust juhib, et on spetsiaalsed jää- ja lumeandurid, mis paigaldataksegi õues ja pinnase sisse ja sellega siis hoitakse sisse sõiduteed ja klaasiesised ja muud sellised lumevabana. Nii, jõudsimegi kuivpaigalduseni.
võib-olla siis kõige levinum kuivpaigalduse viis, uponor sikkus, on siis selline, et kui me soovime siis juba olemasolevat põrandat, meil on betoon ja me sinna nagu peale valada enam midagi ei tahaks, et kuidas siis seda nii-öelda põrandaküttega varustada, siis me kasutame sellist süsteemi, mille nimi on sikkus, nagu ma rääkisin, ja koosneb ta siis selline soontega EPS paigaldusplaadist. Pildi peal on ta siis selline valge. Meil on sooned ja soonte sisse surutakse siis soojusjaotusplaadid, mis on alumiiniumist. Ja nende soojusplaatide vahele siis paigaldatakse see põrandaküttetoru. Soojusjaotusplaatide idee on siis selline, et ühtlustada siis seda temperatuuri jagunemist, kuna nende torude ümber enam nagu märkpaigalduse puhul betoonkihti ei ole, siis tänu nendele alumiiniumplaadikestele, siin on ka näha nende plaatide paksused ja mõõdud, siis see soojus selle peale paigaldatava põrandakütte või põrandakatte all siis jaotab seda soojust mõnevõrra ühtlasemalt. Ja Uponor Eestis pakub siis 2 toru mõõdule nii soojusjaotusplaati kui paigaldusplaati ja see on siis 14 mm torud ja 20 mm torudele. Ja plaadi siis soojusisolatsiooni plaadi paksused on siin viimased numbrid ja kasutatavad paigaldussammud siis siin sulgudes järel. Neid samu soojusjaotusplaate saab väga edukalt kasutada siis, kui meil näiteks on selline vahelae konstruktsioon, et kus meil on vahelagi ja me laagide peale paneme sellise õreda laudise, just täpselt nii, et meil see alumiiniumist soojusjaotusplaat siia ilusasti vahele niiviisi ära mahub ja siia plaadisoontesse siis torud koormust nii-öelda taluva vaheplaadi või paneme siia peale ja edasi jätkame juba siis parketiga või mis iganes põrandakatet me siis kasutada tahame. Jällegi orutõke oli oluline ja ka põrandakatte puhul siis, kui me paneme puidu, siis nii-öelda töötemperatuur peaks jääma 27 kraadist allapoole puitpõranda puhul. Ja arvestama peab, nagu ma eelnevalt rääkisin, et puit on ikkagi suhteliselt halb soojusjuht ja on öeldud nii, et näiteks pöök ja Kanada vaher on sellised, mida nagu väga põrandakütte puhul soovitada ei saa ja täpselt sama asi on siis laudpõranda puhul, et nii nagu ma eelnevalt rääkisin, võib olla nii, et laudpõrandal on vaja meil lisakütet, samas see laudpõrand on ikkagi jala all põrandaküttega koos ikkagi väga mõnus astuda, nii et ehitada võib, aga arvestama peab, et võib-olla külma ilmaga siis seda võimsust päris hästi kätte ei saa. Ja nii nagu eelnevalt ka räägitud, siis puitpõrandad üldjuhul või kuivpaigaldused tahavad natukene kõrgemat küttevee temperatuuri võrreldes betoon või märkpaigaldusega. Siin on nende samade soojusjaotusplaatide ja siis EPS-plaadiga ehitatud seinakütte, et vaheseinu uusi, kui me teeme või jaotame ruumi või kuidas iganes meil soov on, et siis me saame neid väga edukalt ka seinakonstruktsioonides kasutada. Ja siin peab siis alati, kui me seinaküttest räägime, peame arvestama ka lisandunud kaalu, et kui me seinakonstruktsiooni nii-öelda kavandame. Aga vesi seinakütte puhul see kaalu lisandumine muidugi ei ole ka teab kui suur, et siin on jälle üks näide, et näiteks 100-meetrine 16 mm välisläbimöödaga põrandakütte toru kaalub ise umbes 10 kilo ja veemaht selles torus on siis umbes 10 liitrit 100-meetrise toruringi puhul, nii et tegelikult see kaalu lisandumine on muidugi suhteliselt tühine. Ja jällegi seina puhul on siis lubatud temperatuurid mõnevõrra kütte puhul kõrgemad kui põrandasse mineva veetemperatuur. Siin lihtsalt üks näidispilt ka nii-öelda riplae kütte või jahutuse lahendusest, et kus siis torud on paigaldatud lakke. Nüüd kui torumaterjalist rääkida, millega siis põrandakütet ehitada, siis põhimõtteliselt on neid Uponori 3 sorti
ja alustame siis võib-olla sellest nii-öelda mitte kõige levinumast ehk komposiittorust. Tegemist on siis plasttoruga, mille kahe plastikihi vahel on selline õhukene alumiiniumkeht. Pakume seda nii 14 kui 16 mm välismõõduga. Ja kasutatakse seda eelkõige siis, kui meil on oluline see nii-öelda kuju püsivus, et kui me tahame seda, et see toru nagu kui me oleme sinna seda toru painutanud, siis temale ei jää nagu seda omadust, et ta üritaks ennast nii-öelda tagasi sirgeks venitada, et ta on nendest torudest kõige kuju püsivam. Eelkõige just nimelt need lae ja seinakütted võib-olla on see koht, kuhu siis seda Uponor komposiittoru kasutada. Järgmine selline soodne lahendus on Uponor Spark-toru ehk PERT-toru. PERT tähendab eesti keeles kõrge või temperatuuri taluvusega polüetüleentoru ehk tehtud on ta siis polüetüleenist ja töödeldud siis nii, et ta seda küttevee temperatuuri taluks. Mõningad piirangud on selle Smart-toru kasutamisel on siin nii-öelda üks see, et tegemist on toruga, mida saab ainult plusskraadidega paigaldada, et keset talve ta väga maha vast ei keri ja nüüd hapniku difusioonikiht selle PERT-toru puhul tähendab tegelikult seda, et selle torule on kantud selline õhuke, tavaliselt on ta 0,4 mm paks, selline kihikene. See on etüülvinüülalkohol ja selle mõte on siis see, et plastil on selline omadus, et õhuhapnik kipub läbi plasti siis küttevette nii-öelda imbuma ja hapnik küttevees tähendab omakorda korrosiooni ja muid hädasid ja seetõttu siis põrandakütte plasttorud on kõik enamuses varustatud hapniku difusioonikihiga. See hapniku difusioonikihi paksus, nagu ma ütlesin, oli 0,4 mm. Selle õhukesest kihist hoolimata tema võime seda hapniku sisseimbumist takistada on muljetavaldav ja kasutatakse muideks seda etüülvinüülalkoholi ka näiteks toiduainete tööstuses ehk sellised õhukindlalt pakendatud toidud, kui te neid ostate, siis selles samas pakendis on ka mingisugune õhukene hapniku difusioonikiht selle plasti hulgas või plasti peale kantud selleks, et hapnik ei pääseks siis seda pakendatud toitu rikkuma. Meie kõige uhkem ja võimekam toru on Comfort-Bite Plus, tehtud sellest samast polüetüleenist, aga nüüd seda polüetüleeni on natukene teistmoodi töödeldud ja tulemusena on saadud siis toruliik, mida võib kutsuda PEX-A-toruks. Tegemist on siis nii-öelda ristseotud, sellest ka see X või ristseotud polüetüleeniga ja tähendab see siis seda, et sellise spetsiaalse töötlusega on selle polüetüleeni molekulid omavahel selliste sidemetega seotud ja kuna need molekulid on selliste sidemetega seotud, see struktuur on teistsugune, siis see annab sellele torule sellised unikaalsed omadused. Ja kui me nüüd natuke rohkem räägime, siis esimene eelis võrreldes eelpool mainitud toruga on see, et seda Comfort-Bite Plussi võib täiesti vabalt miinuskraadidega paigaldada. Lisaks on öeldud, et antud toru kannatab ka tegelikult kuni 15% seinapaksusest erinevaid kriimustusi, et tema mehaanilised omadused sellega oluliselt ei halvene, ehk kui meil on õnnestunud paigalduse käigus või torude transpordi käigus toru välispinda natukene kriimustada, siis sellest ei ole nii-öelda mehaanilise vastupidavuse seisukohalt nüüd mingit väga suurt lugu, et võite ta põrandasse panna küll. Tõsi, kriimustus toru peal võib tähendada seda, et hapniku difusiooni kiht on vigastada saanud. Siin peab siis natukene vaatama lihtsalt, et kui palju neid kriime ja asju kogu toru jooksvate meetrite kohta on, et kui seda on mingid pisikesed jupikesed, siis võib selle tegelikult jätta suht tähele panemata. Kui nüüd terve toru ulatuses on see difusiooni kiht ära rikutud, siis tuleks võib-olla toru vahetamisplaanile. Ja väike viit.
selle mälu teistsugust liitmike tegemist. Istame liitmiku sinna sisse ja mäluefekt tähendab siis seda, et PEX torul on selline omadus, et kui teda mingit moodi füüsikaliselt mõjutada ja see mõju nii-öelda ära lõpetad, siis toru üritab oma esialgset kuju tagasi saada, ehk ta siis peale seda laiendamist tõmbub selle liitmiku ümber kokku. Ja see on üsna oluline, et selles mõttes, et kui me räägime näiteks toru jätkamisest põrandas, siis need nii-öelda laiendusmeetodil tehtud liidesed on ainukesed liidesed maailmas, mis ajast tugevnevad just tänu sellele, et mäluefekt sellel torul ei kao mitte kunagi, ehk ta üritab lõputult oma esialgset kuju taastada, ehk pigistab järjest rohkem ennast selle liitmiku ümber kinni. Siin on ta siis eesti keeles välja veel kirjutatud, ehk toru mehaaniliselt mõjutades taastub mõju lõppedes toru esialgne kuju. Ja nüüd lisaks sellele nii-öelda heale liitmiku tegemise võimalusele on see mäluefekt oluline ka siis, kui me näiteks oleme toru paigaldades teinud pöörde koha peale mõlgi torusse. Ehk teiste torude puhul selle mõlgi väljasaamine võib olla keeruline, kui mitte võimatu, siis Comfort Pipe Plussi puhul käib see väga lihtsalt, et seda mõlgi kohta me sellise sooja puuriga soojendame. See toru muutub läbipaistvaks, keerame käte vahel selle mõlgi välja, laseme toru ära jahtuda ja kui toru on ära jahtunud, siis ei ole selle toru peal sellest mõlgist mitte ühtegi märki, nii nagu seda poleks seal mitte kunagi olnud ja ka toru füüsikalised omadused on täpselt samasugused, nagu nad olid enne seda, kui see mõlk sinna tekkis. Ja lekke parandamist siis, kui me oleme siis toru sisse mingisugusel põhjusel augu teinud, või meil on vaja seda toru põranda sees jätkata, siis sellise jätkuliitmiku ja laiendusmeetodil, millest oli siis eelmine video, me saame tegelikult väga kindla liidese sinna valu sisse või põranda konstruktsiooni, et meil ei ole hirmu, et selle mingi aja pärast järgi annaks. Ja siin on pildid siis tööriistadest ka, et kui videos oli siis selline aku tööriist, siis paljude meie edasimüüjatel on ka laenutada, kui meil on jutt siis mõne üksiku liidese tegemiseks selline käsilaiendaja, et millega me saame need jätkud või parandused ilusasti ära teha. Mõne sõnaga kollektoritest ka, et kui me oleme torud maha pannud, siis me peame nad ju mingit moodi ülejäänud süsteemiga ühendama ja selleks on siis olemas kollektorid. Uponoril on neid kahte tüüpi, on roostevabast terasest kollektor ja komposiit ehk plastmassist kollektor. Kumba eelistada, kui küsitakse ka üsna tihti. Ma julgen arvata, et see on natukene maitseasi. Et mõlemad on ühteviisi head ja koosnevad nad siis nii-öelda peale ja tagasivoolu kollektoritest. Mõlemal neil on vooluhulgaregulaatorid, kus me saame siis kontuuris voolava vee hulka eelseadistada, juhul kui meil seda tarvis peaks olema. Ja võib-olla üks asi, mida siin pildi peal ei näe ja võib-olla mõnel tekib küsimus, oli see, et vanasti olid kollektoritel ka olemas sellised möödaviigud. Ehk mõte oli siis see, et kui kõik kontuurid nii-öelda sulgusid automaatika või ajamid olid need kontuurid kinni pannud, et siis ringluspumba tervise seisukohalt oli vaja, et vähemalt üks ring või mingisugune möödaviik on nii-öelda avatud, et meil ikkagi mingisugune ringlus toimes, siis tänastel kollektoritel neid üldjuhul neid möödaviike ei ole seda sellepärast, et tänapäeva ruumi automaatika on juba nii tark, et ta hoolitseb selle eest, et isegi kui tubades on soovitud temperatuurid nii-öelda saavutatud ja kõikide ringide ajamid on siis need ringid sulgenud, siis automaatika ikkagi mõnda nendest ringidest avab ja laseb selle minimaalse möödavoolu või nii-öelda läbivoolu ikkagi toimida. Ja võib-olla väike soovitus, et kui need kollektorid nii-öelda plaanida, et siis võiks nad tegelikult olla paikneda võimalikult maja keskel, et siis on need nii-öelda torude jaotus kõige mõistlikum ja lihtsam teha.
niipea kui torud on maas ja kollektorid paigaldatud, siis on kohustuslik teha muidugi enne igasuguseid põrandakatte paigaldusi ja muid selliseid asju surveproov. Ja surveproovi meetodeid on mitu. See on siis näide Unipipe Plussi Comfortpipe Plussile ehk PEXA torule ja see surveproov käiks siis niiviisi, et kõigepealt tõstetakse surve torudes kuni 1,5-kordse töörõhuni. Senikaua, kuni see rõhk stabiilseks läheb, on vaja tõenäoliselt paar korda teda täita. Ja siis lastakse seda rõhk hästi kiiresti 1,5 töörõhuni alla. Ja kui nüüd mõne aja möödudes siis rõhk manomeetri peal tõuseb, on süsteem nii-öelda veetihe. Ja miks see nii toimib, on see sama PEXA nii-öelda mäluefekt ehk tõstes surve 1,5-kordse töörõhuni, see toru tegelikult surve tõttu natukene paisub, venib nii-öelda välja. Ja nüüd, kui me surve kiiresti maha laseme, siis üritab see toru oma esialgset kuju ehk esialgset läbimõõtu taastada ehk hakkab kokku tõmbuma ja kokku tõmbumudes siis see veerõhk nii-öelda tõusebki. Kui me kasutame mingit muid tüüpi ehk smart või siis red komposiit toru, siis on see surveproovi nii-öelda metoodika siin selles slaidis ilusasti näha. Siin seda nüüd ükshaaval ette lugema ei hakka, et pärast saate seda järgi vaadata. No mõned vead paigaldusel, eks neid vigu on võimalik teha oluliselt rohkem, aga võib-olla mõned neist. Et üks asi on, mida me tahame rõhutada, on see, et mõistlik oleks kasutada ühe ja sama tootja komponente ehk siis te võite olla kindlad, et kõik nii torud kui liitmikud, kui kollektorid, kui ka näiteks automaatika on kõik omavahel ilusasti sobivad. Et kas või näiteks torude ja liitmike puhul siis kuigi põrandakütte toru üldjuhul mõõtmestatakse välisläbimõõdu järgi, võivad olla eri tootjatel selle toru seinapaksused erinevad näiteks ja sellega seotuna siis ka liitmike mõõdud. Väliselt tundub, et kõik on nii-öelda okei, siis võib olla teinekord mingisugused pisikesed nüansid seal. Valed kaablid puudutab tegelikult eelkõige seda nii-öelda ruumi automaatikat ehk tänapäevased tihti, kui enne põranda valu tahetakse siis ruumi termostaatidele kaablid ka põrandasse või läbi põranda vedada laiali, et siis tihti on juhtunud, et on veetud kõige tavalisemad voolukaablid 3x1,5 millimeetrit, siis need tänapäevaste automaatikatega kahjuks eriti ei toimi. Kontuurid lohakalt paigaldatud risti-rästi ei ole järgitud neid nii horisontaalseid kui vertikaalseid samme ja nõudeid. Liited põrandas, see nüüd otseselt ei ole viga, aga võimaluse korral ikkagi kõiki liitmikke siis põrandas võiks ju vältida. On panemata jäetud niiskustõkked või orutõkked ja on tehtud ka liialt pikki kontuure. Arvestamata siis sellega, et veetemperatuur selles kontuuri lõikes läheneb. Ja siin selle pildi peal on veel see, et kui meil siis kollektorist hakkavad torud jooksma siis ühe, teise või kolmanda kontuurini, siis ei ole mõistlik neid nii-öelda magistraaltorusid niiviisi isoleerimata jätta, et kui kõik nii-öelda pealevoolutorud on väga üksteise kõrval ja isolatsiooni siia peale või hülsi ei ole pandud, siis võib juhtuda lihtsalt see, et see osa ruumist on nii-öelda üle köetud. Et kuna hästi palju torusid, pealevoolutorusid paiknevad üksteise kõrval. Ja tasapisi hakkamegi lähenema lõpule, et kui nüüd torud ja kollektorid on ilusasti paigas ja põrandad valatud, siis järgmise etapina peaksime hakkama valima ruumiautomaatikat ehk seda seadet, mis kindlustaks meile täpselt meie poolt soovitud temperatuurid erinevates ruumides ja need siis koosnevad, see ruumiautomaatika koosneb siis kollektorile peale paigaldatavast ajamist, automaatika ajust ehk kontrollerist,
ja kõikvõimalikest seinatermostaatidest, mille valik on päris lai, igale maitsele midagi. Aga see on meie järgmise webinari teema ja tasub siis vaadata Uponori kodulehelt, et millal see toimuma saab ja ootan teid siis selles osas kuulama. Ja siin siis väike ülevaade nendest e-poodidest ja tavapoodidest, kelle kaudu siis Uponori asju küsida ja hinnapakkumisi ja asju osta saab. Muidugi kõikvõimalike tehniliste küsimuste puhul aitavad ka nemad ja aitan ka mina. Ja nii nagu eelnevalt siis öeldud, on järgmine webinar ongi sellest põrandakütte automaatist. Ma räägin siis täpsemalt nii seinatermostaatidest, kontrolleritest kui ka muust. Ja minu kontaktid siis on siin kõige lõpus. Võite kirjutada, helistada, kui soovite tehnilist nõu või on olemasoleva süsteemiga mingisuguseid muresid. Ja ega muud, kui mina tänan ja kohtumiseni järgmisel webinaril.